Oleme rapsipõllul, kus siis teemaks on õitsemisaegse fungitsiidi kasutamine. Mul on siin üks taim välja võetud, millest on hästi näha, et kui kevadine kasvuregulaator on tehtud õige preparaadiga kaaruks, käesoleval juhul 0,75 liitrit hektarile, siis on rapsi külgvõrsed arenenud kenasti peavarrega samale kõrgusele ja läbi selle tegelikult me tagamegi ka õitsemisaegse fungitsiidi parema mõju. Õitsemisaegse fungitsiidiga nagu Cantus Gold 0,5 liitrit hektarile me parandame mitte ainult õlisust erinevate katsete põhjal paari protsendi võrra, vaid me toome ka tegelikult saagilisa. Seda on BASF tõestanud aastate lõikes juba alates 2003. aastast. Küsimus on see, et millal seda siia planeerida? Õitsemisaegse pritsimise eesmärgiks on tõrjuda kahte peamist haigust. Üks on kuivlaiksus ja teine on valgemädanik. Vaadates sellele hooajale tagasi, siis tegelikult on olnud juba kuu aega päris kuiv periood ja ütleks, et valgemädaniku lööbimise oht on sellel aastal väiksem. Sellest tulenevalt soovitame lükata õitsemisaegne fungitsiid võimalikult hilisesse aega, et anda ka kaitse kuivlaiksuse vastu. Kuivlaiksus lööbib natukene hiljem ja tuleb nii-öelda kõtradele. Tähtis on meeles pidada ka veekogust. Soovituslik on pritsida 300 liitri veega, et preparaat jõuaks ka alumistele taimeosadele, et katvus oleks võimalikult ühtlane. Mesilaste ja teiste kasulike tolmeldajate jaoks on väga oluline see, et te teostate pritsimise öösel. Ehk siis ajavahemikul kella 10 õhtul kuni kella 5 hommikul. Igal juhul soovitan praeguses hetkes teha rapsipõllule fungitsiidi pritsimine Cantus Goldiga. BASF. We create chemistry.